tere tulemast tagasi mu kanalile. Täna on 2. detsember. Ma alustan oma vlogmassi just sellel päeval, sest eile mul oli full day, kus ma lihtsalt reisisin Londonist tagasi. Nii et vlogmass läheb käima täna. Mul on vaja koristada. Ma just ärkasin, ma olin Londonist nii väsinud. Mul on vaja voodipesu vahetada, sest ma magasin fake tannis, kogu voodipesu on reaalselt oranž ja koristada põhimõtteliselt kõik ära enne, kui ma saan jõulupuu ja jõulukaunistused üles panna. Nii et ma mõtlesingi, et täna võiks olla siuke rahulik koristuse päev. Ma tahtsin ka veel öelda, et vlogmas tuleb see aasta 4 videot, ehk siis ma filmin vlogmas week 1, vlogmas week 2, week 3, week 4. Ma saan teile, ma loodan, toredat ja lõbusat sisu pakkuda. Täiesti aus olen siis koristanud, ma olen reaalselt võib-olla mingi 30 minutit täna kokku, ma olen lihtsalt chillinud, natuke puhanud, ma tunnen, et mul on seda nii hullult vaja, sest et see Londoni reis tõesti nagu tõmbas nii läbi kogu keha ja ma olen tahtnud lihtsalt olla, aga õnneks enne kui ma koju tulin, mu elukaaslane tegi siin nagu siukse üldise puhastuse, aga nagu ikka naise silm näeb mingeid asju. Nii et mul on natukene veel tööd ikkagi teha. Panen siin uue laadungi pesu pesema ja tegelikult ma tahaks proovida täna õhtusöögiks teha Anna Pauli seda TikTokis vairalit Turkish pastat, mis on siis pasta, kreeka jogurt küüslauguga, lihtsalt külmalt seal peal, hakkliha tomati kastmega ja küüslaugu või sulatatud, niimoodi riselida sinna peale, värske tomat. Ma isegi ei tea, mis see roheline oli, mida sinna pani peterselli äkki. Teha siuke nagu healthy pasta bowl ja ma mõtlesin teha suure koguse, sest see tundub väga proteiinirikas. Nii et ma arvan, ma pean tellima Woltist, Wolt Marketist endale toidu või toidumaterjali. Ja ma mõtlesin, et ma teeks seda süüa. Ja Inglismaal üks probleem veel, mis täiega oli see, et tundsin, et me sõime kogu aeg nii mitte tervislikult, sest me olime kogu aeg suht jooksus ja tahtsime midagi kiiret süüa. Üldjuhul meid alati tõmbavad mingisugused pubid rohkem kui restoran. See on odavam, mulle meeldib pubi vibe alati, seal on melu ja seal on head joogid ja ma olen suur õllesõber, seega pubi tundub siuke loogiline variant. Aga kui ma sain üks päev minna, me läksime Chinatowni Londonis ja me läksime Hiina restorani ja ma sain normaalset veiseliha lihtsalt aurutatud riisiga ja juurikad. Ma tundsin nii hästi ennast peal seda toitu ja ma tunnen, et sellisest toidust ma tundsin täiega Londonis puudust. Mitte, et Londonis ei saaks normaalset sööki või tervislikku sööki. Teine pesulaadung täna peale. Tõmban oma bad boyd välja. Nad on 2 asja, millega mulle meeldib kõige rohkem selliseid pindu pesta. Ma kasutan seda sama duši all ka dušiseinad, duši ääred, segi või see kraan. Samamoodi kraanikaus on Scrub Daddy või Scrub Mommy, aga väga vahet ei olegi. Ja siis Pink Stuff. Nagu isegi sellised asjad. Ma ei tea, ma panen tähele, et siin on mingi karv ja tolmu. Mehed ei pane selliseid asju tähele.
Vlogmassi päeva, tegelikult päev on juba õhtusse jõudnud. Ma olegi täna midagi erilist teinud peale selle, et ma käisin tööl ja siis trennis ja nüüd käisin pakil järgi. Ma teen väikse jalutuskäigu ja kõnnin siit koju. Pool tundi kõndida tegelikult ei ole midagi hullu. Vaatan, kuidas mul jaksu on, kas ma jaksan panna jõulukaunistused ülesse või mitte. Ma olen päris väsinud peale trenni, me istusime Lauraga ja lihtsalt ei suutnud isegi riidest ära võtta, et pessu minna. Sealt nii läbi tõmbas see trenn peale seda reisi. Panen teid kinni, sest et ma ei tea, kuidas siit kohe kõndida ja mul on kaarti vaja, aga ma arvan, et siia poole tundub loogiline. Tegelikult üks asi, mida me Lauraga täheldasime, on see ka, et Londonis on tegelikult ju sama hall ja ainult natukene soojem. Tegelikult on ka pidevalt vihmane. Eestis on see kuidagi palju masendavam, sest et meil ei ole mitte kuskil mingid jõuluvalgust üksikud, kuskil, ma ei tea, vanalinnas, aga nagu Londonis igal pool, hotellid, büroohooned, baarid, restoranid, igal pool on jõulukaunistused, kõik on värviline, kõik on nii nunnuks tehtud, nagu see tegi nii rõõmsaks ja nii suure jõulutunde. Ja me Eestis mõned üksikud kohad panevad jõulutulesi, nagu seal on baarides sees ka, nagu sa astuks jõuluvõlumaale. Miks me Eestis ei pane? Kas meil on elektri hind nii kallis või? Aga jaa, seal nagu vasendust selle koha pealt absoluutselt ei olnud ja nii kui tuled eest ja kõik on nii pime ja must ja inimesed ei ütle tere, keegi ei ole sõbralik. Londonis nagu sellist probleemi absoluutselt ei ole. Kõik on nii sõbralikud, nii armsad, jutukad. Nii, ma jõudsin koju ja mulle oli kohale jõudnud Ultra Human Ring Sizing Kit. Ma olen siin pikalt mõelnud, et ma tahaks võib-olla endale 30 juubeliks seda Oura ringi. Ja ma küsisin ChatGPTilt ka, et kumb on parem. Ja põhimõtteliselt mõlemad on nagu samal tasemel, aga Ultra Human Ringil oli paar sellist nagu lisa, mis mulle meeldis. Nagu täiesti saatuse tahtel mulle tuli e-mail, et kas ma tahaks koostööd teha Ultra Human sõrmusega. Ja mu vastus oli nagu, et ma reaalselt kirjutasin neile, et ma vist manifestisin selle kollabi, sest ma just mõtlesin, et ma tahaks osta seda. Ja mulle tuli see sizing kit, ma panin endale selle sõrme ka. Ma tahaks seda kanda tegelikult keskmisel sõrmel, aga minu probleem on see, et mul on hästi suurte kontidega näpud, aga samas peenikesed. Ja mul ei lähe see suurus, mida ma tegelikult keskmisel sõrmel tahaks kanda, ei lähe kondist üle. Ja see, mis läheb kondist üle, on natuke liiga suur selle sõrme peal. Nii et ma valisin suurus 7 praegu. Ma olin siin 7 ja 6 vahel. Siin on hästi palju erinevaid neid valikuid. Sellised suuruse valikud. Ja mina võtan siis kuldse. Ja eks ma siis vaatan, kuidas see mul siin sõrme peal on ja mis ta teeb ja ma olen excited. Aga ma olen täiesti nälga suremas. Ma teen oma toitu soojaks ja ma arvan, et ma hakkan filmi vaatama vist. Miau, miau, miau. On Vlogmassi 3. päev ja ehk siis 4. detsember. Ja täna ma lähen tegelikult uut tätoveeringut tegema. Ma teen endale tätoveeringu Misti auks. Jah, tahaks tema jaoks midagi teha, sest et Misti on ikkagi nagu oma eluarmastus reaalselt. Lähen Haag tattoo juurde, ma olen tema juures ennega käinud. Kõik, kes ütlevad fine line tattood ei püsi fine line'ina või kuluvad, see on mul mingi 3 aastat siin olnud. Ja see on ikka väga fine line, samamoodi see 777. Selle mulle siin küll natuke paksemalt teha, aga tema tattood püsivad mul väga hästi ja paranevad ka hästi ja ta on üldse ise nii tore. Pean kiire meigi tegema, sest ma ei ole ammu nii vara ärganud. Minu jaoks vara ärkamine on see, et ma ärkasin kell 9:15 ja ma tunnen ennast nii väsinuna. Tööd ka kunagi ei alusta enne 12. Nii et ma natuke kahetsen, et ma endal seal tattoo 10:30 panin. Also need NYXi Buttermelt bronzerid ja blushid on nii head. Need blushid on reaalselt ruttu mu lemmikuks saanud, rohkem lemmikuks kui mu Rare Beauty põsepunad. Ma arvan, et täna tuleb üks nendest päevadest, kus ma pean tööl olles endale caffeine'i tööle tellima, sest et mul lihtsalt ei ole aega süüa enne ja mul ei ole aega süüa pärast. Kuskil seal vahel väikse pausi tegema ja kiirelt midagi sööma.
Enam-vähem, good enough, paneme natukene huuleõli ka. Let the good times roll. Misti, you're gonna hate me. Mine ära, mine ära. Ops. Ma arvan, et käib küll. Lähme teeme mulle uued. Tuleb nüüd Michaela Negera moment, kus ma ütlen, et kell on 6 ja ma alles nüüd lõpetasin töö. Ma näitan oma tatuusid. Siia tegime siis 4 käpakest ja nagu näha, sest tagumine nendest on seest tühi. Ja ta on sellepärast seest tühi, et Mistil on üks tagumine käpp valge ja siis see ongi see käpp. Ma tahtsin lihtsalt midagi oma keha peale, mis oleks Misti jaoks, sest ta on ikkagi mu firstborn child. Ma ise sünnitasin ta ja ta on mulle väga-väga kallis ja ma mõtlesin algust, ma teen ühe või teise ja siis ma jõudsin sinna, mõtlesin, aga why not both? Ja mul ei ole mitte midagi muud põnevat plaanis kui tööd otsa teha, nii et selline vähe lühem vlog. Ma võtan meiki maha ja ma tegelikult mõtlesin, et äkki ma panen siia videosse oma õhtu hooldusrutiini. Mul on 2 erinevat, mul on hommikul 1, mida ma teen, õhtuti on teine ja ma alustan alati mingisuguse meigieemaldusõli või meigieemaldusbalmiga. Praegu mul on Hello Clean BioBalance'i selline Deep Hydrating Cleansing Balm ja ma võtan lusikaga seda kuskil nii palju. Kõik sellised meigieemaldusõlid või meigieemaldusbalmid, cleansing balmid on nii head, sest nad lihtsalt sulatavad selle meigi lahti, aga kindlasti peale seda peab veel midagi kasutama, sest et sellest üksi ei piisa. See cleansing balm ei ole mu lemmik. Ma olen proovinud Inkilisti oma, see Biodance nüüd. Inkilisti oma ei võtnud kõige paremini minu meelest meiki maha. See Biodance'i oma, see siis, mida ma praegu kasutan, ka ei võta nii hästi, pluss ta paneb ikkagi silmad kipitama. Minu jaoks on väga oluline, et kui ma kasutan cleansing balmi, et kui ma oma silmi hõõrun, siis A, meik tuleb ilusti maha ja B, ma saan silmad lahti teha. Sellega ma lahti teha ei saa. Kõige parem cleansing balm, mis ma kasutanud olen, mis ei tekita neid kipitavaid ja uduseid silmi ja mis võtab meigi maha, on Clinique Take the Day Off. Suht samasugune lilla näeb välja, aga see on tõesti, ma arvan, et hetkel mu kõige lemmikum. Ma kasutan päris näopuhastuseks Berrici Foam Face Wash. See on Eesti toodang. Sellega ma siis pesen selle cleansing balmi jäägid ja ülejäänud meigi, mis siis võib-olla nagu hästi loputades ära ei tulnud. Nüüd arvatavasti nägu iseenesest on puhas, aga kindlasti on mingid jäägid, eriti siin juuste piiril, kaela ümber, kõrvade ümber, mida sa lihtsalt ei saa maha pesta, kui sa just ei kavatse nagu kogu oma nägu, tähendab kogu oma keha ja juukseid pesema minna. Ja siis sellepärast ma võtan sellist kollageeniga toonerit patipadja peale ja käin kõik need kõrvad, juuksepiirid, kaela, kõrvatagused ilusti üle, näoga, aga nagu näha. Juuksepiir on alati see koht, mis peidab nagu meigi jääke. Et elukollageen toonik koos mineraalidega. See on Magda Beauty'st täitsa saadaval ja see on täiega mõnus. Hästi kerge toonik. Et ta ei pane kipitama, ta lõhnub üli hästi. Ma alles nüüd leidsin selle oma kapist, et mulle on saadetud see. Ja mõtlesin kasutama hakata kuskil mingi 2-3 nädalat tagasi. Mulle täiega meeldib. No, dry and dehydrated on tegelikult sünonüümid, nii et see sobib kuival nahal ka väga hästi. Järgmiseks ma kasutan veel ühte, see ei ole toonik, see on Essence Water, mis tehniliselt nagu on toonik, aga see on Beauty of Joseon Ginseng Essence Water ja see peaks siis värskendama ja kortsukestele aitama ja niisutama ja siis tupsutan. Siis kasutan ma 2 Douglase Skin Focus toodet. Alustan peptiididega. See on 8 peptiidi seerum. Siis sinna peale ma panen Douglase 0,3% retinol seerumit. Nahk on juba mega mõnusalt glowy. Aga meil on vaja kreemi kasutada ja õhtuti ma kasutan Kiehl's Ultra Facial Cream.
on just nii mõnsa. Ja kreemi ma panen alati kaelale ka. Nii, on näokreemi aeg. Ja seda ma kastun küll iga õhtu. Ma kastun hommikuti C-vitamiiniga kreemi ja õhtuti retinoliga silmakreemi. See on retinoliga silmakreem taaskord sellepärast, et aitab kortsukeste vastu ja mul paratamatult hakkavad need tekkima. Ma olen 29. See mulle täitsa meeldib. Ma arvasin, et on nii odav, et kas see ikka töötab. Aga ma ei tea, mulle tundub, et töötab. Mulle meeldib kaelale, dekolteele ja rinna vahele, sest rinna vahe läheb ülikergelt kortsu. On klassik Nivea kreemi. Ma nägin just, kuidas dermatoloogid reageerisid sellele, et see on nii halb ja see sisaldab seda ja seda ja seda ja see on nii halb su näonahale. I don't know. Inimesed, kellel on kõige ilusam nahk, mida mina olen näinud isiklikult, kõik kasutavad Nivea kreemi. Minu selline arvamus on, et kui see toimib sulle, jätka kasutamist. Kui see ei toimi sulle ja see ummistab su poore liiga palju, ära jätka kasutamist. Aga minu arvamus on see ka, et ma pigem ummistan enda poore, sest poore ma saan käia näoldusest tühjendamas, kui see, et mul tekivad kortsud. Ja vahest ma kinnitan selle sama kreemiga ka oma silmakreemi ja täna ma seda teen. Ja mulle see toimib. Ja viimaseks ma kasutan vaseliini või kui ma viitsin minna teise tuppa, siis oma Laneige Sleeping lippmaski. Ma ei viitsi, siis vannitoas mul on good old vaseliin kuultele. Ma tunnen, et vaseliin ei niisuta otseselt, vaid ta hoiab, mis iganes niiskus mul on, ta hoiab seda sees. Nii et ma tegelikult ei eelista vaseliini huulte peal. Ma ei tunne, et ta püsiks piisavalt ka, ma ei tunne, et ta teeb nii head tööd kui mul Laneige Sleeping Mask või Elisabeth Arden 8 Hour Cream või mu La Roche-Posay Sikaplast huulebalsam. Ja nüüd dermatoloogid saavad veel suurema šoki. Ma kinnitan oma silmakreemi, oma Nivea kreemi vaseliiniga. Sest et mulle meeldib see niiskus lukku panna siia terveks ööks. Aga seda ma ka ei tee iga öö. Ma ei kasuta silma ümber iga öö vaseliini ega seda Nivea kreemi. Plus ikka 3-4 korda nädalas. Õhtu näohooldus. Glowy, väga värske, väga mõnus ja ma olen õhtuks valmis voodisse minema, teed jooma. Täna on 5. detsember. Me lähme täna kinno, enne seda lähme sööma. Ma pean kodu hakkama kaunistama. Tegelikult ma olen juba hiljaks jäänud. Ma tahtsin seda teha 2. detsembril, kohe kui ma Inglismaalt tagasi jõudsin. Teen endale kerge meigi, et ma tunnen, et ma lähen lihtsalt kohutav välja praegu. Kerge meik. Me sööme, ma tahan kohvi ja siis lähme vaatame Gladiatori filmi. Ma arvan, et täna ma tahan teist lõhna kasutada, kui meile panin seda Let the Good Times Roll Lushi oma, siis täna ma panen Sol de Janeiro 68, see on ainukene hea Sol de Janeiro lõhn. Nii, selline on see seis siis enne. Mitte ühtegi kaunistust mitte kuskil ei ole. Ma tahan kuusapuu sinna nurka paigutada. Ühesõnaga sinna nurka panna. Ja siis ma täpselt ei teagi, mida veel ja kuhu. Ma lihtsalt tean, et mul on kuuskal siin üleval. Mingid muud jõulukaunistused on ka kõik seal. Käisime kinos just Gladiatorit vaatamas. Jõudsime tagasi. Väga hea film oli. Väga head näitlejad. Mulle väga meeldis. See peab ka kunagi kuskile ära mahtuma. Ma ei tea, kas ma panen see kuuse peale või ma panen see kuskile ukse külge rippuma, aga selline nunnu see on. Siis Maximas üks päev nägin lambistoitjõuksed müügil ja üks oli 1 eurot. Nii et ma võtsin 2 tükki. Ma ei tea, kas tasuks alustada kuusega või jätta kuuse just viimaseks ja teha kõik muu enne. Ma olen kohe vahel. Esikumati peab ka välja vahetama. Ma ostsin sellise nunnu. On vaja veel parandada, aga praegu on selline Come Back with Wine. Ja siis see tuleb sinna asemele. Ma jõudsin kurva järelduseni, et see korter on palju suurem ja need jõulukaunistused, mis meil on, ei ole piisavad. Nii et ma arvan, et ma pean mingi päev poest läbi käima, sest ainsad asjad, mis meil on rohkem, kui tegelikult vaja on kõiksugused need kuusepallikesed. Meil on siin terve koti täis
ja kogu see suur karp on ääreni täis. Ainsad kaanistused, mis ma sain paika, on need siin, mis on nagu väga random. Ma sain väikse kuusekese siia püsti, sain siia paar asja ja matt. Esimene samm on tehtud, ma panin kuuse püsti, siin vaja veits nagu fluffitada teda. Ei oleks mingeid auke ega midagi, see on ka veits nagu vildakas. Aga see kuusk on meil juba selline 3 aastat olnud. Ei võtnud kõige odavamat, aga ei võtnud ka kõige kallimat. Ja ma olen ülirahul sellega, sest see on nagu parajalt fullis kuusk. Nii, ma panin tuled ka külge. Meil on tuledega üks probleem. Just meil valed tuled kunagi, seega need ei ole sellised, mis nagu lähevad ümber puu, vaid nagu kalavõrk, mille sa pead siit ülevalt kuidagi nagu peale panema. Tegelikult vist nagu ei ole hullu. Välja arvatud see, et mõned need kirnikesed ei tööta ja siis nad ei ole väga nagu ühtlaselt jaotatud selle pärast. Ja ma leidsin sellise asja ka kotist ja siis mul meenus, et mul vist peaks üks ikkagi veel olema, nii et vaikselt hakkab seda jõuluhungu tulema. Mingisugune muud. Mingisugune päkapekk on mul siin. Tere tulemast selle nädala vlogmassi viimasesse päeva. Ma olen oma sõbranna Laura, kellest ma olen siin vlogis tegelikult väga palju rääkinud ja keda te olete, ma arvan, ka Londoni vlogis näinud. Sünnipäeval just lõpetsime piparkoogimajade tegemise. Muidugi päev on juba õhtusse jõudnud, sest reede ja laupäev on mul hullud tööpäevad olnud. Eile ma näiteks ei vloginud absoluutselt, sest et mul lihtsalt ei olnud aega. Ma olingi full day tööl ja täna ma olen siin. Me chillime, ehitame piparkoogimaju, joome natukene vägijooki. Ja selle nädala viimane päev on see, mis tähendab, et homsest hakkab uue nädala vlog ja see ilmub siis järgmine nädal alles. Nii et kindlasti subscribe'ige, et te sellest ilma ei jääks ja vaatame, mida põnevat täna õhtu meil ees ootab. Hommikust, täna on pühapäev, ma lõpetan selle nädala vlogmassi kafiinist. Mul on kergelt hell olla eilsest, aga väga tore, et te jälgisite seda nädala vlogi ja ma loodan, et järgmine nädal tuleb sama tore ja kohtumegi juba järgmisel nädalal.